Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 125. saade. Vaatame üle, mis lõppenud nädalal oli kõige olulisem. Venemaa välisminister Lavrov Araabia riikide juhtidele. Kas te mõistsite hukka 170 Iraani koolitüdruku pommitamise? Esmaspäevasest koosolekust fragment kuulata, mis oli Tallinna Ülikoolis seotud MTÜ-ga Õigus kodule. Ja tervist sellest koosolekust on kuulda homsest. Kaotunud igasuguse huvi, lootuse praegu asjaga tegeleda. Meil on üks meie MTÜ põhimõtetest ongi, või mitte põhimõtetest, eesmärgist on hetkel taas mobiliseerida meie hääled, sest et see on ainukene asi, millega me saame enda sõnumile või enda missioonile mingit legitiimsust. Kui me rahvaalgatusele hääli kokku ei saa, siis meil põhimõtteliselt ei ole nagu mandaati, millega tegeleda asjaga. Niikaua, kui meil ei ole reaalselt poliitikud, kes selle asjaga tegelevad. Siis me ei ole nagu nii kaua tõsiselt võetavad, me oleme lihtsalt mingi grupp, kelle ümber poliitilisi mänge mängida. Pärast vabanemist hüüdis endine sõdur Brian McWinnes, kes oli kinnipeetud murtud käega selle eest, et ütles USA senatis, keegi ei taha Iisraeli ees surra, vaba Palestiina. Vaatamata rangele tsensuurile paljastavad Tel Avivist lekkinud videod terava kontrasti ametlike narratiivide ja Iraani raketirünnakutele järgnenud hävingud tegelikkuse vahel. USA ja Iisrael ründsid Kesk-Iraanis järjekordset tütarlaste kooli. 2 tundi tagasi Kesk-Iraanis Khomeneile suunatud õhurünnakud tabasid järjekordset tütarlaste kooli, Shaghayeki tütarlaste kooli. Iroonilisel kombel pihustati video 33. sekundil tütarlaste koolile graffiti kirjaga elagu Shah. Pange tähele, et minutite jooksul toimus 2 õhurünnakut, mis viitab topeltlöögi. Iraan. Ükski liiter naftat ei läbi Hormuzi väina, kui see on kasulik USA-le, Iisraelile ja liitlastele. Valmistuge $200 barreli kohta. Inimesed kogunevad Dubaist lahkuma, kuna piirkonnas eskaleerub sõda seoses jätkuvalt USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu nende Lääne-Aasia baasidest. Liibanoni territooriumil toimus Iisraeli vastu ulatuslik raketirünnak. Trump ütleb, et teda on teavitatud Iraani uinunud rakkude kohta USA-s. Me teame, kus enamik neist asub, me hoiame neil kõigil silma peal, ma arvan. Video kütusepaagid tulevad Muharragi õhuväe baasis Põhja-Bahreinis. Ma ei tea, Trump heitis vastutust Iraani laste koolis toimunud veresauna eest. Ajakirjanik küsis USA president viidates uurimise tulemustele. Kas te võtate ülemjuhatajana sellest vastutuse? Milleks täpselt küsis Ameerika juht korrespondent? Iraani kooli rünnaku eest. Uue raporti kohaselt on sõjaväeline uurimine kindlaks teinud, et rünnaku panid toime Ameerika Ühendriigid. Ma ei tea, vastas Trump lõpuks jätkas vastamist ka teistele küsimustele. Iraani välisministeeriumi pressiteade Esmail Baghai. Iraan ei püüa Hormuzi väina ebaturvaliseks muuta, kuid laevad peavad meresõidu ohutuse tagamiseks läbi sõidul oma tegevuse Iraani mereväega koordineerima. Terrori ja vihkamise rahvas. Trump solvas kogu Iraani rahvast. USA president alustas hooplemisega. Olukord Iraanis areneb väga kiiresti. Asjad lähevad suurepäraselt. Meie sõjavägi on võrratu midagi. Sellist pole kunagi juhtunud. Keegi pole midagi sellist kunagi näinud. Ta lisas, et Iraan oleks pidanud ründama 47 aastat tagasi ja et paljud oleksid võinud seda teha, kuid otsuseid seda mitte teha. Ja lõpuks rõhutas ta. Aga nad on tõeliselt terrori ja vihkamise rahvas ja nüüd nad maksavad sellest ränka hinda. Droonirünnakud USA varadele tekitasid AÜE-s suurt kahju ja tulekahju. Vaata. Iraanlased marsivad Teheranis režiimi toetuseks USA ja Iisraeli pommirünnakute keskel, skandeerides eesti keeles siis Jumal on ülim. Tucker Carlsoni sõnul nõuaks USA maaväe sisstung Iraani 11. septembri rünnakule sarnast terrorirünnakut. Ameerika ajakirjanik väitis, et Iraani režiim peab võiduks vaid ellu jääma ning USA peab riigi poliitilise režiimi muutuseks saatma maaväe. Ta rõhutas, Iisrael tahaks muidugi, et me saadaksime maavägesid, aga see nõuaks palju. See nõuaks mingisugust terrorirünnakut USA-s ilmselt sarnast 11. septembri omale. Aga seda
seda pole veel It would juhtunud take a ja lot to get palvetame, us to et do seda that. It would take kunagi some ei sort of juhtu. terror attack in the United States, Ta probably ütles like ka, 9/11. et Iraani for us tuumaprogramm to ei do. That hasn't kujuta endast happened mingit yet. ohtu Ameerika Ühendriikidele. Never. Amsterdami juudi koolis toimunud plahvatusest võttis vastutuse seni tundmatu radikaalne organisatsioon, mis nimetab end parempoolsete noorte islami liikumiseks. Organisatsioon avaldas video, mis näitab plahvatuse hetke koolihoone lähedal. Meedia teatel ründas Iraani droon Dubais Citibanki filiaali. Internetis on ilmunud kaadrid, mis väidetavalt jäädvustavad Dubai Citibanki filiaali ründamise hetke. Videol on näha nii löögihetke kui ka hoone tekitavat kahju ning teadupärast Iraan teatas varem oma kavatsust rünnata Ameerika pangandusstruktuure Lähis-Idas. Saate lõppu veel nii palju, et teisipäeval on tulemas Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt kohtumine rahvaga, seda siis kultuurikeskuses Lindakivi. Täpsemalt, kuidas sinna registreerida, saab vaadata muuhulgas Lasnamäe linnaosa lehelt. Ja Eesti portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult kui toetate või pisikese toetusega. Toeta eesti.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande võimalused oli näha ka saate alguspoolel ja ka päris saate lõpus. Aitäh, kes meid on toetanud. Teie panus on tänuväärne, kuigi nagu te teate, siis inimestel on vabasid ressursse järjest vähem. Meie järgmine saade on eetris kas 22. märtsil või siis 29. aga edasise kohta me praegu mingeid lubadusi ei hakka andma. Loodame, et kõik läheb hästi. Kohtumiseni!